Tervist! Tervist! Räägin Jaanikaga. Jaa, räägite. Väga meeldib, ma olen Peep Kasepõld. Nii. Ja helistan teile OÜ Filmimaagiast. Te olete see sama Jaanika ikka, kes kollektiivis nimega Slam laulab, jah? Jaa, olen küll. Kuidas teil graafik on, et on väga tihe või mitte? No suhteliselt tihe on, aga on vaba aegu ka kindlasti. No nimelt meie otsime ühte julget Tartu neidu, kes oleks nõus kaasa löömast meie aastalõpu projektis. Aasta lõpus ma pean olema esinemas. No põhimõtteliselt aasta lõpus jääb ainult üks kontsert, kõik järgnevad kontserdid läheksid uude aastasse. Ma ei saa aru nüüd. Et selles mõttes on aasta lõpu ja uue aasta projekt. On tegu siis laulva jõuluvana abilise rolliga. Tasu ühe etenduse eest on 6500 krooni. Nii, ja mis see endast kujutab ja kuna see näiteks toimuks? No asi seisneb selles, et laulaksite jõululaule, selliseid tuntud jõululaule. Hallo? Vabandage, mul see telefon lülitas välja ise. Ei ole hullu, et ühesõnaga jäin jutuga sinnamaani, et aasta lõpu ja uue aasta projekt. Jõuluvana rollis on tuntud muusik ja laulumees Tarvo Krall. Nagu ma ütlesin, et ühe etenduse eest ehk siis ühe show eest on tasu 6500 krooni, pluss ka veel erinevad sponsorimeened. Ja kuidas teil muidu häälega on, et kas A-kapellas tuleb hääl nagu hästi välja? Ja, muidugi ikka kapellas, seda ikka sobib. Nimelt on vahetevahel meil probleemiks, et meie saatebänd, kes koosneb 2 meest siis, üks mängib suupilli, teine mängib klahvpilli ehk siis Urmas, vahest on ta hõivatud teiste projektidega, nii et tuleb ainult suupilli taustal siis laulda, et see ei osutu probleemiks või? Ma ei tea, ma arvan, et ei osutu. Kuidas teil endal üldse nende jõululaulude laulmisega on, et kas selliseid enim tuntud jõululaule teate peast ka või? No näiteks meil repertuaaris on Whammy Last Christmas. Ja, seda Slammiga esineme ka seda. Ja siis on väga suur nõudlus näiteks Propelleri talvelaulu järgi. Ma ei teagi seda. No selles mõttes on aega veel õppida ja Estini muidugi Esimene lumi on ka väga populaarne. Okay. Ja samas kasutame me oma repertuaaris ka 2 meie mehe lugu. Pühikogu perele ehk Kauneid jõule ja näiteks praegu saakskin telefoni teel teie hääle seda ulatust testida, et on võimalus korraks paari rida kaasa ümiseda? Ma olen tööl, ma ei saa laulda siin. No, aga vaikse häälega niimoodi äkki, et siis me saaks nagu selle aimduse kätte, et kas te olete see õige inimene, kes sobib neid laule laulma, et kui ei ole, kui ei sobi, et siis me peame kahjuks otsima teise inimese. Et laulu sõnad on Kauneid jõule, Peeter Ristso, sinu häälepaelad on tehtud kuusepuust. Saate mingi niisuguse maheda häälega kuulaks? Ma tõesti ei saa siin laulda kahjuks. Okei, aga ise arvate, et saate selle salmiga võiksite ilusti hakkama saada. Ja üks laul on muidugi meie mehe, nagu ma ütlesin, jõuluaeg ja seal on sellised sõnad, et jõuluvana kingi mulle hammasuus ja hammasuus, sest mul on auk suus. Ja kui mul oleks praegu esihammasuus, siis hüüda ma saaksin rõõmsaid jõule. Ma arvan, et selline viisijupp ei tohiks ka probleeme valmistada. Päris naljakad sõnad. No meie mees ikka üllatab oma naljakate sõnadega. Ja samuti kaelaga häält tuleks ka laulda. Ja mis see nagu, kus see üritus nagu toimuks ja mida see endast kujutab? No esimene toimuks nüüd 26. detsembril Tartus Raekoja platsil. Ja see on päevane üritus kell 3 päeval niimoodi, ütleme 1,5 tundi tuleks lõõritada. Selge. Ja järgmised esinemised siis vastavalt 4. jaanuaril Tartu keskturul. Nimelt toimub seal kaupmeeste uusaasta pidu. Ja kõige viimane esinemine on 6. jaanuaril Raadi lennuväljal, aga seal tuleb esineda kavaga uiskudel. Kuidas uisutamisoskusega muidu on? Kas sa teete nalja või? Kas ma paistan sellise häälega, et ma teeksin nalja? Ei, no ma ei tea, uiskudel, ma ei oska eriti uisutada. No aga aega tegelikult õppida on ka ju. Ei, no ma ei tea. No, võite arvutada, kui 3 kontserdit iga kontserdi eest 6500 krooni, et see teeb päris hea summa kokku. Ma arvan, et selline summa kulub igale ühele ära. No, summa kulub alati ära, jah. Ja siis tegelikult on mõte ka, et kui saaksime teie poolt nõusoleku, siis võiksime teie sellest Sul on kõige kaunim kannis teha ka näiteks jõululoo. Oleks see mõeldav?
ma arvan, et see rahvale vist ei meeldiks. No näiteks siia loo pealkirjaks võiks olla jõulukann. ma arvan, et see küll jõulumeeleolu vist ei tekita. Meil siin inimesed tahaksid nagu ikkagi kuulda, kuidas, et äkki on ikka võimalik läbi telefoni mingi paar viisi juppi ära ümiseda, siis ükstapuha, mis jõululaulust, et saaks nagu selle tämbri nagu täpselt teada, sest me ei ole nagu teie loominguga väga kursis. Aga oodake, ma lähen siis kuskile teise ruumi. Nii. Äkki proovite seda viisi juppi, et kaunid jõule Peeter Risso, sinu häälepaelad on tehtud kuusepuust. Ma arvan, et ma seda laulu vast ei laula, ma laulan teile midagi muud. Nii, ma kuulan. Kas äkki on äkki teen kõrvalt väikese beatboxi ka juurde, et siis on nagu rütmitaju või panete täitsa A-kapellas? A-kapellas ikka, jah. Nii, ma kuulan. Oodake. Last Christmas I gave my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. No, väga hea, aga natukene nagu ootaks natuke kõrgemat tämbrit, et kas häälega olete proovinud mingisugust kuuri ka teha, et näiteks meie poolt võiksime anda teile 2 nädala ajase munakuuri, et iga päev tarbite ühe muna, me ostame teile need munad ära ja see peaks hääle veel rohkem kõlama panema. Ei, ma suudan kõrgemalt ka, aga lihtsalt te tahtsite ühte väikest viisi juppi, ma laulsin teile väikse viisi juppi. Jah, aga vaat ma arvan, et meie vist toimetaja vist ei ole väga rahul, kui te olete nõus äkki seda muna veel proovima, siis võib tegelikult see koostöö isegi õnnestuda. Et nädal aega on teinud muna imesid, näiteks Ineski kunagi tegi omal ajal nädalajase munakuuri läbi ja vaadake, kui kaugele tema jõudnud on. Ma ei tea, mul ei maitse muna. No aga äkki siis, kui pärast selline hea summa pangaarvele laekub, siis on see munamaitse ka hea nagu. Ma arvan, et ma mõtlen seda ja ma helistan teile näiteks homme tagasi. Aga teate, te ei peagi nii kauga mõtlema üldse, sellepärast, et tegelikult ei ole vist sellist asja nagu OÜ filmimaagia üldse olemaski. Helistan Sun FM-ist ja tegime väikese tüngakõne, aga kaunis laulu ajal ikkagi. Sun FM soovib kollektiivile nimega Slam kauneid jõule. Miks te niimoodi teete mulle? Noh, pühade puhul tuleb ikka inimesi üllatada. Aga okei, väga nädal. Selge.